Hea sõber, täna räägime nähtusest, mis mõjutab üha enam meie ühiskonda ja sealhulgas ka üks kogudusi. See on süükultuur. Süükultuur ütleb, et sa ei ole piisavalt hea. Sa ei ole piisavalt aktiivne, isegi su head teod on kahtlase väärtusega, rääkimata siis läbikukkumistest ja ebaõnnestumistest. Kõik, mida sa teed, on igal juhul kuidagi vale, sest sa ei ole küllalt edukas, sa ei ole tipus. Sa ei kõlba enam millekski. See kõlab nagu mingi religioosne paine. Sa ei ole piisav. Selline paine tekib siis, kui ühiskond seob inimese väärtuse teatud normide täitmisega. Produktiivsuse, tervise, suhete, enesearengu ja tarbimisega. Kui sa valitsevaid norme ei täida, siis tekib süütunne, aga kui sa ei taha seda süütunnet omaks võtta, siis süüdista teisi, pereliikmeid, õpetajaid, kohtunikke, valitsust ja isegi kirikut, sest nemad on veelgi halvemad. Nad ei suuda midagi ette võtta, et sinu olukord kuidagi paremaks läheks. Kuidas sellesse suhtuda kristlikust positsioonist lähtuvalt? Kas siin valitseb samasugune süükultuur? Kristluses on süü tõepoolest väga reaalne ja väga sügava tähendusega nähtus. Kuigi sügav patutunnetus pole kindlasti võrreldav mahajäämusega tulemuslikkuses või oma minati disainimises ilmalikus ühiskonnas, on neil siiski üks ühine joon. See on süütunne kui selline. Erinevus seisneb aga selles, et kristlase lugu ei lõppe, aga kunagi süüga. Meid kutsutakse siin oma patte ja nõrkusi Jumala ees tunnistama. Ja nii liigub see lugu kristlase jaoks Golgata ristini, kus Jeesus Kristus meie üleastumised ja patud lunastas. Just seal algab Jumala armu sügavam mõistmine ja ka meie sisemine vabanemine. Või nagu ütleb Paulus Efesuse kirjas 2. peatükis 8.–9. salmini, te olete armu kaudu päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Süükultuur peatub aga inimese süü juures. See on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Lunastust ja vabanemist mineviku painest lihtsalt ei ole olemas. See on nagu patuteoloogia, kus puudub päästja. Siin valitseb vaid hukkamõist ja kriitika ja tühistamine. Selline ilmalikus kultuuris valitsev õhkkond võib aga levida ka teatud tingimustel kogudusse. Kogudus võtab teatud mõttes selle saavutustele orienteerituse üle. Tööl ja ühiskonnas valitsev muster hakkab ka vaimulikus elus korduma. Korraga sa tunned, et ei ole vist piisavalt aktiivne koguduse liige. Aga rohkemat ka ei suuda. Kui kristlik kogudus satub valitseva süükultuuri mõju alla, siis juhtub 3 asja. Esiteks, kogudus muutub käsumeelseks ehk legalistlikuks. Inimesed hakkavad oma nõrkusi peitma, sest nad kardavad süüdistusi ja hukkamõistu. Jumala armu kogemus nende elus kahvatub ja taandub. Seal on näiteks 3 väikse lapse kasvatamisega ülekoormatud pereema. Abikaasa on pidevalt komandeeringus. Kaaskristlased aga küsivad, kas me võiksime sinu juures kodugruppi teha?
sul on nii sobivad ruumid ja kena terrass, aga pereema on kimbatuses. Ära öelda ei taha, aga vastu võtta ka ei suuda. Hinge jääb teatud süütunne ja see võib ka süveneda. Teised suudavad, aga miks mina siis ei suuda? Teiseks, kogudus killustub, tekivad niinimetatud õiged ja vähem õiged kristlased. Kujuneb koguduslik eliit ja siis häbistatud, kes pole suutnud ühel või teisel põhjusel oma elu küllalt pühalt elada. Sellest räägib juba Paulus Galaatia kirjas 6. peatüki 7. salmis, kus ta ütleb, vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kolmandaks, rõõm kaob. Kaob kristliku elu ligitõmbavus, kaob vaimulik elu kui selline. Süükultuur sünnitab väsinud ja masendunud, mitte vabu ja tegusaid ja rõõmsaid kristlasi. Evangeelium teeb vastupidist. Siin öeldakse, jah, süü on reaalne, aga Jumala arm on suurem. Jah, sa oled nõrk, aga Jumala vägi saab just nõrkuses avalikuks. Sa oled veel puudulik, aga Jumala muutev vägi on suur. Jumala armu ja alastuse kogemine toob hinge vabanemise, rahu ja rõõmu. Just sellepärast kuulutame me koguduses Kristust kui tervendajat ja päästjat. See on paik, kus rõõm Jumala armust ja päästes saab nähtavaks ja kogetavaks. Koguduse kohta ütleb apostel Paulus, kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. See on kirjas Galaatia kirja 6. peatükk 2. salm. Süükultuur ei suuda inimest muuta, kuid evangeelium suudab. Ja just see on põhjus, miks Kristuse kogudus ei tohiks kunagi muutuda süükultuuri aiamaks. Kristlik kogudus on oma olemuselt alati Jumala armu, vabastavat ja päästavat väge kuulutab ja väljendab kogukond. Selline oli siis meie vaade süükultuurile ja selle mõjudele ja evangeeliumi mõjule, aga kohtumiseni.